Sügaval džunglis leidsin oja, mida kartelli väidetavalt kasutati ebaseaduslike relvade, ehete ja muude hullumeelsete asjade äraviskamiseks. Nii et ma olen missioonil, et uurida seda džunglit ja vaadata, kas kuulujutud vastavad tõele ja selleks tõin ma kaasa maailma suurima magneti. Nii et loodetavasti, kui siin all on midagi hullumeelset, tõmbab see selle üles. Tegelikult ei tohiks ma isegi sellest kohast teada, nii et peame täna olema väga ettevaatlikud ja püüdma mitte vahele jääda. Kõike seda arvesse võttes läheme nüüd edasi ja otsime aardeid. Nii, et ma jõudsin just esimese sügava kohani selles ojas ja see koht näeb väga hea välja. Kui siin ojas on mingid raskeid relvi, nuge või ehteid, oleksid nad sattunud just sellisesse sügavasse kohta. Kui sügav see üldse on? Oh, sa püha taevas, see on nii sügav. See peab olema umbes 2 või 2,5 meetrit sügav seal. Ma proovisin alla astuda, aga seal polegi midagi, millele astuda. See läheb sügavamale, kui mu jalg ulatub. Paneme magneti vette ja vaatame, mida me leiame. Okei, juba tulevad mõned mullid üles, mis on väga hea. Oh, tule nüüd. Ei. Okei, tõstame ta üles. Mis meil on? Meil on paar asja. Mis? Meil on paganama 12-tolline nael. Ja mis need on? Kas need on paganama kuulid? Oh, issand, see võib olla nagu kuulivöö kuulipildujast. Poisid, ma arvan, et see ongi. See on kuulivöö, mis läheb linttoitega kuulipildujasse. See on hullumeelne esimene leid. Need on nii haruldased. Samuti on veider, et mõned neist kuulidest on ainult kestad. Need on tühjad. Need 3 sinna laskmata, aga ülejäänud on kõik juba kasutatud, mis on päris kummaline. Ma ütleks, et see on päris hea esimene vise. Seal võib olla veel mingit hullumeelset kraami, nii et paneme magneti uuesti vette ja vaatame, mida veel leiame. Nii pöörase esimese leiu peale olin kindel, et selles augus on veel aardeid peidus. Ja vaid mõne magnetiviske järel sain ma järgmise pöörase eseme otsa. Mehed, ma olen siin millegi täiesti hiiglasliku külge haakunud. Ma olen sellega juba 20 minutit maadelnud ja ma arvan, et meil võib see käes olla. Oh, vaata neid mulle! Oh, pagan, see kukkus ära. Olen jälle peal. Kuule, vaata seda. Ma arvan, et meil on mingi neetud kast. Oh, ma tõesti arvan, et see võib olla mingi kast või seif või midagi sellist. Ei, see libiseb kogu aeg magneti küljest lahti, aga ma näen seda. Noh, tule nüüd. Oh, sain selle kätte. Ei, 3. kord on võlu. Tule nüüd, mul on see peaaegu käes. Jah! See ongi kast! Tule välja! Jah! Vaadake seda, kutid! Me saime just oma päeva esimese kasti kätte. Oh, sealt tuleb ikka päris rõve vesi välja. Vaadake seda asja, kutid! See võib olla midagi, mille kartell siia viskas. Ma mõtlen, see näeb ikka päris kahtlane välja. Ma ei suuda ette kujutada teist põhjust, miks selline kast peaks džungli keskele sattuma. Okei, ma tahan selle asja tõesti lahti teha. Vaatame, kas saame selle lihtsalt lahti kangutada. Ah, tule juba! Okei, noh, see ei tööta. Sellel on nagu 3 lukku peal ja ma ei tea, kuidas neid avada. Kas sa lihtsalt tõmbasid seda? Ei. Kas sa keerad seda? Ma ei usu, et sa seda ka teed. Kuidas kurat sa selle lahti saad? Oh, noh, ma murdsin just ühe kinnituse küljest ära. Okei, noh, ilmselt oleme selle avamisele ilmselt lähemal. Oh, kutid, ma arvan, et ma avasin selle. Ma avasin selle täiesti kogemata. Lähme! Kas siin on midagi sees? Meil on midagi. Meil on mõned kivid ja... Oh, jumal! Meil on siin midagi. Mis need on? Kas need on numbrimärgid? Tule nüüd, käises meil 1. Oh, meil on numbrimärgid! Teate, ma ei suuda uskuda, et siin sees olid numbrimärgid. Ja ma ei hakka valetama, ma olen üsna kindel, et mõlemad on varastatud autodelt. Ja need on peaaegu kindlasti kartelli omad. Nad oleksid varastanud autod, eemaldanud numbrimärgid ja visanud need siia džungli keskele, et neid ei saaks nendega seostada. See on hullumeelne. Ja kui sa vaatad siia üles, siis need numbrimärgid on 90-ndatest. See on 93, mis tähendab, et need autod varastati tõenäoliselt 30 aastat tagasi. Kas siin on veel midagi? Oh, meil on tõesti veel midagi. Kas see on telefon? Oh, on küll! See on nagu mingi maffia ühekordne telefon. Nii et see kast ei saanud seal all olla rohkem kui paar aastat, sest see on kaasaegne mobiiltelefon ja see asi on täiesti hävinenud. Kes iganes seda viimati omas ei tahtnud, et see leitakse. Kes teab, mis sellel telefonil on? See võib olla kartelli saladused, igasugused hullud ebaseaduslikud asjad. Võib-olla ma ei hakka seda liiga palju puutuma, ei taha sõrmejälgi jätta.
meie esimesed 2 leidu olid otseselt seotud kartelli ja kuritegevusega, nii et ma hakkasin natuke närvi minema selle pärast, mida me siit veel leida võime. Sest viimane asi, mida ma oma magneti otsa tahan, on laip. Okei, kutid, ma hakkan natuke närviliseks muutuma kogu selle kriminaalse kraami pärast, mida me leiame. See on selline koht, kust võib välja tõmmata ebaseadusliku relva või midagi sellist. Aga ma arvan, et paneme magneti uuesti vette ja vaatame, kas seal on veel mingit hullu kraami. Oo jaa. Ma viskasin selle samasse auku, kus me leidsime numbrimärgid ja kuulid, nii et ma loodan, et seal on veel midagi küljes. Ma arvan, et ma näen midagi. Tule nüüd. Meil on midagi! Vau! Me saime hunniku asju. Mis me küll just saime? Me saime... ma arvan, et me saime kuldkella. Tule nüüd! Mis saim kuldkella. Kas see on Rolex? Kas seal on tõesti Rolex kirjas? Ma arvan, et seal on Rolex kirjas. Kas ma just leidsin siit kartelli poolt maha visatud päris Rolexi? Ja siis saime me veel hukatuse ja meeleheiteseadme. Mis see on? Meil on siin mingi kartelli piinamisvahend või midagi sellist. Ma ei tea, mis see on. Seal on nagu hammasrattad ja mingid keerlevad, muret tekitavad osad küljes. Mulle ei meeldi selle välimus. See teeb mu käed täiesti rõvedaks. Okei, me viskame selle ära. Ausalt öeldes teeb see tükk mulle kõige rohkem muret. See näeb välja nagu päris Rolex kell. Kui keegi teab, kas see on päris või mitte, andke kommentaarides teada, aga see näeb päris hea välja. See peab olema varastatud kell. Ma ei näe ühtegi teist põhjust, miks Rolex peaks džungli keskele sattuma, kui ainult kartell selle varastas. Loodan, et meil läheb pööraste leidudega 4-4. Ma viskan selle samasse kohta, kuhu me oleme seda visanud ja loodan, et see pole veel ära kuivanud. Okei, see oli ideaalne vise. Okei, mul on nüüd kepp. Väga hea leid, mulle meeldivad need. Tunnen, kuidas see asju külge haakub, kui ma seda kaasa lohistan. See saab hea vise olema, ma tunnen seda juba ette. Mis? Ma arvan, et meil on jälle suur hunnik asju. Vaadake seda. Kutid, see on nagu prügikast siin all. Ma ei usu, et ma olen kunagi magnetiga kalastanud kohas, kus oleks nii palju asju. Ma tegin ühe magnetiviske. Meil on kurat, mutrivõti, tükike piinamisvahendist ja ma ei teagi, mis see on. Ja muidugi, meil on maailma parima magnetpüüdja trofee. See on just mulle. Suur aitäh. Issand, mis täna toimub? Maailma parim maffiaboss. See on nii armas trofee, aga see pole mulle. Vaatan seda eset lähemalt ja arvan, et see võib olla mingi maffia piinamisvahend. See näeb välja nagu roostes skalpel või midagi sellist. Mida rohkem ma selliseid asju leian, seda vähem ma tahan siin olla, aga ilmselt on see omamoodi minu töö. Pärast seda, kui olin magnetit veel mitu korda visanud, erineva eduga, ei läinud kaua, kuni sattusin oma esimese suurema probleemi otsa. Kuulge, ma arvan, et olen midagi tõeliselt suurt kinni püüdnud, sest ma ei saa magnetit sentimeetritki liigutada. Ma panen kogu oma raskuse sellele ja see ei liigu üldse. Ma ei saa seda üles tõmmata. Kurat. Okei, ma olen läbimärg. Magnet on ikka veel kinni. Ma pean midagi muud välja mõtlema. Okei, operaator, ma vajan, et sa läheksid vette ja tooksid mu magneti ära. Ei? Ei, Mida sa mõtled, ei? Mille eest ma sulle maksan? sa ei maksa mulle üldse. Aga tegelikult, räägime sellest. Oota nüüd, ma hakkan siit vette minema. Vesi polegi siin nii hull. Ma arvan, et saan hakkama. Kas sul on lõbus? Kuule, see vesi haiseb nii hullult. Mul on juba malaaria, ma tunnen seda. See haiseb nii hullult. Poisid, palun pange like ja teilige kanal. Ma otsin magnetit jalgadega ja kõik, mida tunnen, on kasutatud nõelad. Oota, mis see on? Oota korraks. Mul on midagi. Ma arvan, et tean, mis see on. Meil on veel, kuule. Ma tundsin neid jalgadega. See on nii hullumeelne. Issand, need on nii rasked. Ma üritan mitte ära uppuda. See on nii lahe. Aga ma pole ikka veel oma magnetit leidnud ja ma tõesti ei taha vee alla minna. Mis see on? Osa surnukehast. Täiuslik. Okei, ma arvan, et sain selle kätte. Jaa. Palun aita mind sellest neetud veest välja. Mul on magnet, kutid. Lähme aardeid otsima. Kui ma seal all olin, sain ma mitte ainult oma magneti kätte, mitte ainult ei saanud ma malaariat, mitte ainult ei saanud ma diabeeti,
ma leidsin ka selle hullumeelse kuulivöö, mis oli mudasse kinni jäänud. Ma arvasin, et see on minu magnet, aga ei, lihtsalt veel rohkem kuule. Issand, see on 100% kartellilt. See on nii lahe. Ma loodan, et seal all on terve kuulipilduja. On ainult üks viis teada saada. Olgu, see on see. Ma tunnen seda. Lähme toome kuulipilduja. Wow. Oh, me just haakisime millegi külge. Palun, olgu see kuulipilduja. See on raske. Issand jumal. Ma näen mulle. Ma arvan, et meil on midagi suurt, kutid. Saimegi midagi kätte. See ei ole kuulipilduja, see on kuradi nuga. See koht on vinge. Oota, las ma ei lõika endal käsi ära. Tule nüüd. Okei, ma ei tee seda. Ei, ma ei saa seda kätte. Vaata seda. Mul on kuradi kartelli machete. Wow. See on täiesti vinge. Pole küll kuulipilduja, aga ikkagi päris lahe. Mulle meeldib machetesid leida. Kui mu aardehunnik aina kasvas, hakkas leitud asjade arv järjest vähenema. Nii et ma otsustasin, et on aeg liikuda džungli teise ossa. Umbes 20 minutit on möödas ja ma pole eriti palju rohkem leidnud, aga ma viskan veel ühe korra samasse kohta, kus olen misanud lihtsalt hea õnne nimel. 1. 2. Ai, see tegi mulle haiget. Mees, ma sain selle kuradi kätte. Mis see on? See on oda. Jah, mul on oda. Aga usu või mitte, enne kui ma olin aardejahtija, olin ma tegelikult asteekide sõdalane ja ma olin eriti osav just odade viskamises. Vaata nüüd seda. Ma olen natuke roostes. Okei, ma arvan, et me leidsime siit kõik, mis me leida saime. Nüüd peaksime džunglit edasi uurima ja vaatama, mida veel leiame. Mis see on? Siia on midagi kaldale uutud. Mis see on? See on käekott. Ma arvan, see on nagu rahakott. See on nii paganama lahe. See on Louis Vuittoni rahakott. Okei, nüüd on päris küsimus see, kas siin sees on raha. Ma arvan, et uurime välja. Lähme vaatame. Jah, saime selle lahti. Tõehetk. Ja siin pole raha sees. Mis see on? See oli neetud lõualuu. See oli nagu kellegi lõualuu. Kuhu see kadus? Oota. Ma tean, et ma pole hull. See oli lõualuu. Mees, see on nagu... Ma ei usu, et see on inimeste oma, aga see on lõualuu. Nagu mingi looma lõualuu või midagi sellist. Kui keegi teab, mis luuga tegu on, siis palun andke kommentaarides teada. See on hullumeelne. See oli selles kotis. See peab olema mini kartelli hoiatus. Kes lihtsalt paneb Louis $1000 rahakotti. See on õudne, kutid. Ma olen praegu natuke hirmul, aga ma arvan, et lähme lihtsalt edasi ja loodame, et mind ei röövita. Ma märkasin just veel 2 asja, mis ei ole sellest kotist väga kaugel kaldale õhutud. Ja ma vaatan, mis need on. Oota, mis? Kas see on nuga? Kuulge, ma arvan, et see on mingi veidra välimusega nuga. Issand, see on mingi kartelli nuga või midagi sellist. Ja siis meil on... Oota, mis? See on nuga? Või on? Mis see on? Ma arvasin, et see on nagu nuga või relv või midagi sellist. Aga ma ei tea, mis see on. See võib olla tupp, kuhu sa paned noa sisse. Tegelikult, kas need käivad kokku? Need tõesti käivad kokku, vaata seda. Mul on see hull tera ja selle jaoks väike tuppehoidja. Ma mõtlen, see on tegelikult lahe. Lähme edasi ja vaatame, mida veel leiame. Kas ma lähen hulluks? Kas see on lahti? Ei, siin on avamata jook. Mees. Noh, sul oli ikka tõesti janu. Sa tõesti tunned kartelli džungli maitset. Ma ilmselt suren ära. Hiilides läbi džungli ei läinud kaua, kuni sattusin silmitsi seni nähtud oja kõige sügavama ja laiema osaga. Koht, kust ma olin kindel, et leian pööraseid aardeid. Okei, sõbrad, me oleme just jõudnud selle džungli kõige metsikumasse ja sügavamasse ossa, mida ma seni olen näinud. Seisan ühe koha juures, mis on ilmselt üle 3 meetri sügav. Ma arvan, et kõige pöörasemad relvad ja asjad, mis me täna leiame, on just siin. Nii et paneme magneti vette ja vaatame, mida leiame. Olgu, sõbrad, tõehetk. Vaatame, kas selles osas on tõesti veel mõnda kartelli aaret. Issand, see vesi on nii sügav. Ma tundsin, kuidas magnet vajus lihtsalt umbes 3 meetri sügavusele. See on ikka uskumatult sügav. Issand, aga ma arvan, et tunnen, kuidas see millegi külge haakub. Ma ei ole kindel, see läheb väga raskeks. Kas me saime mingi aarde?
me saime küll, me saime midagi. Me saime mitu asja, mis see on? See on nagu rauasaakutid. Ei, see ei ole hea. See on nagu inimeste lahtivõtmiseks või millekski selliseks. Nii et ma ei jäta sellele rohkem oma sõrmejälgi. Ja ma tahan vaadata, mis see teine asi on. See näeb nii imelik välja. See on nagu mingi konks käepidemega. Teeme siis. No, see ei toiminud. Miis, see on jälle mingi kirurgiline tööriist või midagi sellist. See näeb olema mingi kartelli piinamisvahend. See näeb nii hirmus välja. Miis, kutid! Mulle see auk eriti ei meeldi, aga paneme magneti tagasi ja vaatame, kas seal on veel midagi. Olgu, viskame selle samasse kohta tagasi, kust need 2 piinamisvahendid tulid. Vaatame, kas seal on veel midagi. Olgu, teine vise. Vaatame, kas meil veab sama hästi kui esimesel korral. Tule nüüd! See on nii raske. Ma ei tea, kas olen palgi küljes kinni või mis. Midagi tuleb üles. Meil on lehed ja meil on 2 asja. Mida paganat ma praegu vaatan? Meil on mingi asi, ma ei teagi, mis see on. Oota korraks. Ära löö mulle näkku. Ära löö mulle näkku. Ma ei saa seda isegi küljest lahti. Nii, valmis. See on nagu toruvõti või midagi sellist. Issand. See asi on tohutu, see on sama suur kui mu pea. Kuule, ma arvan, et keegi pani sellega kuriteo toime ja viskas selle džunglisse, et sellest lahti saada. See on nagu kuriteo tõend. Ma ei näe ühtegi teist põhjust, miks midagi sellist oleks džunglisse visatud. See pole hea. Okei, nii et see läheb meie kasvavasse kuriteo tõendite hunnikusse. Aga vaata seda, see on asi, mille üle ma kõige rohkem elevil olin. Issand, ma arvan, et leidsin ühe sellise ka oma eelmises videos. See on nagu mingi veider kõvernuga. Mõned teist ütlesid, et neid kutsutakse karambitideks või karombitideks. See on mingi eriline nuga, mida kasutavad sõjavägi ja kartellid ja nii edasi. Issand, see on tõesti äge. See võib olla mu lemmikasi, mille me seni leidnud oleme. See on nii lahe. Kui leitud ebaseaduslike kartellirelvade hunnik aina kasvas, ei läinud kaua, kuni ma leidsin midagi nii veidrat. Ma polnud sellist asja varem näinud. Mehed, ma arvan, et ma just leidsin kõige raskema asja, mille me täna välja tõmmanud oleme. Ja vaadake kõiki neid mulle, mis üles tulevad. Mul on kahtlus. See saab olema midagi tõeliselt suurt. Issand, mis see on? Issand, kuulge. Me just avastasime mingi neetud lukukasti või midagi sellist. Vaata, kui palju vett sealt välja tuleb. Sellel on 2 tabalukku peal. Sellel on eeslukk ja selle ümber on veel üks lukk. Kes iganes selle siia viskas, ei tahtnud, et seda avatakse. See on hullumeelne. Ma pole kunagi näinud nii palju kaitset ühe kasti peal. Okei, las ma võtan selle magneti viljast lahti. Mine, ära magnet! Kuulge, see asi tegelikult võib-olla polegi siin midagi sees. See on tõesti kerge. See tundub üsna tühi. Ma ei usu, et ma midagi kuulen. Vaatame, kas me saame selle asja lahti. Okei, ma isegi ei tea, kuidas ma selle asja lahti saan. Vaatame, kas see lihtsalt keerleb? Ei, ma ei arvanudki, et see keerleb. Kas see avaneb? Ei avane. Jah, nii et me peame kasutama natuke kavalamaid võtteid, et sellesse sisse pääseda. Aga õnneks on maffia mulle laenanud erinevaid tööriistu, millega ma saan selle asja kallale minna. Proovime siis ära. Olgu siis. See võib veidi aega võtta. 2 tundi hiljem. Okei, ilmselt pole raamsajad metalli jaoks eriti head, nii et me peame ilmselt mingi muu idee välja mõtlema. See on kõige lähedasem asi haamrile, mis mul on. Loodetavasti aitab jõuga lahendamine. Tule nüüd. Avane nüüd. See teeb haiget. Nii et mitte ainult kast pole endiselt kinni, vaid nüüd valutab ka mu õlg. Olgu, proovime veel kord ja vaatame, kas saame selle seifi lahti. Hästi. 1, 2, 3. Vau, see asi on tõesti tugevam, kui ma arvasin. Tule nüüd. Ma arvan, et meil õnnestus. Tõehetk, mis on lukustatud karbi sees? Vaatame järele. Meil on taller. Issand. Meil on dollar ja mitte midagi muud. Meil on ainult üks ainus dollar. Ma ei usu, et mind on kunagi varem nii kõvasti petetud kogu mu aardejahti ja karjääri jooksul. See on nõme. Okei, tegelikult mul on seda natuke vaja. Ma olen nii uudishimulik, kuidas see siia džungli keskele sattus. Kui kellelgi on teooriaid, kuidas rahakast 1 ainsa dollariga džungli keskele jõudis, andke mulle allpool kommentaarides teada.
me oleme täna leidnud täiesti pööraseid asju. Ma olen nüüd uude kohta liikunud, loodan, et see piirkond on sama hea kui 2 eelmist. Näed, ma ei ole nüüd väga kaugel, nii et see ala peaks päris hea olema. See teeb haiget. Ai. Okei, tõmbame selle välja. Vaatame, mis meil on. Ma arvan, et meil on midagi. Mis see on? Kas see on kuradima vibu? Oh issand, ma pole kunagi ühtegi neist leidnud. Me saime just magnetpüügiga kuradima vibu ja noole. Ma isegi ei usu, et magnet selle külge haakus. See jäi nööride vahele kinni. Kui lahe see on? Las ma võtan selle välja. Tule nüüd! Ohoo! Okei, see on tegelikult nii lahe. See on üks asi, mida ma pole kunagi varem leidnud. Olen leidnud palju püstoleid, nuge ja muud kraami, aga mitte kunagi vibu ja noolt. Kuidas sa üldse sellist asja kasutad? Okei, me proovime veel korra samast kohast, kust ma selle vibu leidsin. Mul on tunne, et seal all on veel ägedaid asju. Jaa. Okei, vaatame. Issand! Kas te nägite seda? Ma arvan, et ma sain just relva. See ongi. Kuulge, see on tõeline püstol. See on meie esimene täna. Vaadake seda. Mees, ma ei taha seda isegi puudutada, teate. Ma tõesti ei taha oma sõrmejälgi sellele jätta, aga see on nii lahe. Oodake korraks. Teeme lihtsalt nii. Näps. Issand, mulle nii meeldib neid leida. Mis siin toimub? Mis see väike lipakas on? Kas siia lähevad kuulid sisse? Mul pole aimugi, kas see on päris või mitte. Ma ei hakka sellega liiga palju mängima, aga see on nii äge. See peab olema midagi, mille kartell siia viskas. Või äkki mingi treeningrelv, ma ei tea. Kui keegi teab, mis tüüpi püstol see on, andke mulle allpool kommentaarides teada, sest ma olen väga uudishimulik, kas see tõesti on midagi, mille kartell siia viskas või on see lihtsalt midagi muud. Sa oled selle peale mõelnud? Miks peaks džungli keskel olema püstol, kui see poleks mõrvaga seotud? See koht siin on toonud välja nii vibu ja noole kui ka püstoli. Mul on tõesti hea tunne, et siin all on veel palju ägedaid asju. Paneme magneti tagasi sisse ja vaatame, mida veel leiame. Olgu, tule nüüd! Lähme, tuleb eest välja! Ma näen seda, saime selle kätte! Mis see siis on? See on nagu suur metallitükk. Ma ei usu, et ma suudan selle magneti küljest lahti saada. Issand, kutid, ma arvan, et ma rikkusin oma magneti ära. See on nüüd lihtsalt minu magnet. Tule nüüd! Ei, kuule, see ongi nüüd lihtsalt minu magnet. Ma pean lihtsalt niimoodi elama. Okei, salapärane metall. Loodan, et sul veab. Taka! Issand, see on nii raske. Okei, tule nüüd. Too mulle. Issand, too mulle veel üks relv. Vaata neid mulle. Ma arvan, et meil on midagi. Messiaan. See oled lihtsalt sina. Olgu. Issand, ma tunnen end nagu koopa inimene. Ma nagu üritan esimest korda tuld teha. Nüüd saime hakkama. Lõpuks ometi. Mis see üldse on, kutid? Kui keegi teab, mis see suvaline metallitükk on, andke kommentaarides teada, sest ma ei usu, et ma oleksin varem midagi sellist leidnud. Kuulge, mis pagan see on? Ma lihtsalt lõin millegi pihta ja tõmbasin selle džungli veest välja. Issand, kas see on mingi pomm või midagi sellist? See on nii rõve. Okei, me sattusime siin džunglis täiesti juhuslikult jälle mingi müstilise eseme otsa. Issand, see on nii rõve. Mul polnud selleks isegi magnetit vaja. Ma lihtsalt lõin seda vees. Ei, sealt tuleb rõvedat vett välja. Okei, kutid, ma arvan, et olen 1 päevaks piisavalt eboolat saanud. Ma arvan, et tahan siit ära minna. See džungel polnud mitte ainult üks rõvedamaid ja ohtlikumaid kohti, kus ma kunagi olen jahtinud, vaid siin oli ka mõningaid kõige ägedamaid asju, mida ma olen sellel kanalil leidnud. Ja kuigi õnneks ei röövinud mind kartell, sain ma siiski rohkem uusi haigusi, kui oleksin tahtnud. Ausalt öeldes oli see kõik siiski seda väärt. Ja kui te tahate, et ma siia tagasi tuleksin, andke sellest kommentaarides teada ja ma teen selle kindlasti ära. Samuti võite mulle teada anda muudest hulludest kohtadest, mida soovite, et ma uuriksin ja näeme kindlasti järgmises videos.